Tere! Minu nimi on Camille Saabre, tere tulemast minu kunstitundi ja täna proovime paberile saada kaks erineva suurusega asjakest. Selleks, et need asjakesed paberil jääksid samasuguste proportsioonidega, nagu nad päriselus on, peame neid õppima mõõtma. Kui matemaatikas mõõdetakse asju sentimeetritega ja joonlauaga, siis joonistamises mõõdetakse asju võrdlemise teel. See tähendab seda, et ma pean võtma selle väiksema asjakese ja vaatama, mitu korda see väikene asjakene läheb minu suurema asjakese sisse. Kuidas seda mõõtmist teha, näitan ma sulle kohe praegust. Sul on vaja pliiatsit ja oma kätt. Ja käe juures on tähtis see, et sa hoiaksid teda küünarnukis sirgena. Sest niipea, kui sa muudad oma küünarnuki lähedust enda silmale, nii-öelda käe lähedust, nii muutub ka siin pliiatsi peal sinu see asjakese suurus, mille sa oled pöidlaga ära märkinud. Nii et on vaja hoida siit sirge ja sul on vaja pliiatsit, et markeerida siia ära see asi. Ma kohe nüüd näitan sulle, kuidas see käima hakkab. Nii, meil on siis väiksem tass ja suurem kann. Nüüd ma tahan teada, kui mitu korda läheb see tass minu kannu sisse. Selleks ma panen oma küünarnuki sirgeks ja mõõdan ära silmi natukene kisitades, et kui pikk on selle tassi mõõde, nagu mul siin pliiatsi peal, et on nii pikk. Ja nüüd ma vaatan, et see pikkus läheb mul 1, 2 ja peaaegu 3 korda selle kannu sisse. Ühesõnaga, kui ma teen nüüd siia kannu, ma alustan jälle keskjoones, nii nagu me seda tegime tassi joonistamise peal. Kui sa seda videot ei ole näinud, siis vaata kindlasti. Markeerin praegu siia väga lihtsalt selle kannu koos oma kaanekesega. Ma teen väga lihtsalt praegu sota-pota natukene, sest ma tegelikult tahan ju hoopiski näidata seda, kuidas mõõdetakse tassi suurust. Nüüd ma saan aru, et minu tass on peaaegu 3 korda kannu suurus. Järelikult mu tass peab lõppema ära kuskil siin. Nii, siia ma teen peale jälle ellipsi, nii nagu me tassi joonistamise juures juba õppisime. Nüüd on mul vaja ka teada saada, kus kohas on kannu tila. Ja nüüd on hea jälle omakorda võrrelda, et ma näen, et ta on umbes tassi keskel, seega ta võiks kuskilt siit kohast välja tulla. Nii et võrdlemine on joonistamise juures see kõige tähtsam asi. Ma ei hakkagi praegust rohkem edasi joonistama, ma ei hakka praegust varjutama. Ma tahtsin lihtsalt näidata sulle, kuidas me saame võrdlemise teel. Ma pean võrdlema, mitu korda läheb mu tass minu kannu sisse ja selle järgi need proportsioonid paika panema ja aru saama, kus kohas lõpeb tass ja kus kohas lõpeb kann. Seda sama mõõtmistehnikat saab kasutada absoluutselt igasuguste asjade joonistamisel. Nii et soovin sulle jõudu ja loodan, et sa said aru, kuidas asju mõõta. Aitäh sulle, kohtume järgmine kord!